hommik, see siis iseloomustab seda, et kell on 11, panen ahi sooja ja siis näitan, milline see värk siin on. Seda on kõik näinud juba. Aga kui nüüd kaugemale lähme, siis see eelne lipp oli seal ja siis siuke pidu. Siin on laudlett ja osa istumist on siin ja siis seal aias on see kinovärk, et see pole veel üleval, aga küll jõuab. Ja siis see tänavärk, et siin nagu väga ei olegi midagi muud, et sinna poole jääb Tallinn, sinna poole jääb see suur neljakandiline Saaremaa loss ja siis sealt tulles siia on see pidu. Et vaatame, kus läheb täna. Ma ei tea, kuidas siin Saaremaa kodukohvikutel või Kuressaare kodukohvikutel see populaarsus on, aga reklaam on nagu tehtud omast arust ja teen mingi update'i, kui on aega teha, vaatame, kuidas siin läheb. Later. Ei jõudnudki selle filmimiseni. Siin on ilgel läga igal pool, aga kõik said otsa. Juust sai otsa, kaöös sai otsa, tuunikal sai otsa, pepperonit natuke jäi, tainast jäi ka 6 kuuli, ehk siis 100 piksat tegime täpselt. Müügiks natuke vähem, müügiks siis ütleme 96. Ja siuke on, et pakime kokku ja siis praamile, et tegelikult praam bronitada päris kiireni tegutsema. 3 days later. Üldse ei jõudnud filmida. Paar päeva lasin lihtsalt olla. Tegelikult nüüd on juba laupäev, peaaegu nädal. Kael on sellest küpstamist päris kange siiamaani. 2 korda on massaažis käinud, igast kreemi pand. Päris pingeline värk. Ma näitan enne need ära. Basilikud on päris hästi hakanud kasvama. Sibulad samamoodi. Ma lihtsalt ostsin, lõiksin ära, panin lihtsalt juured mulda ja toimib, aga need kõik, mis on mul ise küpstud, need on päris head. Ehk äkki saab varsti mingi basilikuga teha. Aga Saaremaal läks siis nii, et küpstasime täpselt 100. Kui ma võtan algusajaks 12.00, siis lõpetasin 16.51. Tegin jutti. Ma ei näinud vahepeal väiksemat numbrit kui 8 järjekorras. Ehk siis hiljem oli 12.13 kogu järjekorras. Jällegi pepperoni kõige populaarsem, vist 48. Nii läks, et üllatavalt suur tung oli. Paljud kiitsid, mis mulle väga meeldis see, et ma loodan, võin öelda, aga Hafena peakokk, ma vähemalt öeldi, et oli Hafena peakokk Kuressaares, siis seal Poolsaar, mis seal on, kus Jahi sadam on, selle peakokk ütles ka, et väga hästi. Eks mulle meeldib, kui peakokad või kokaharidusega inimesed ka ütlevad midagi mulle, kes ma ise olen mehaanik, kes õppinud seda eriala on öelnud, nagu ütlevad tagasi, et see mulle meeldib eriti, sest siis nagu lihtsalt inimesele maitseb, see on väga hea, aga kui ütleb ka nagu nii-öelda omala prof midagi, siis see ka meeldib. 2 üritust on veel jäänud, pidi olema algus 1, Karl & Karlssoni garaažis, aga 1 tuli veel, nii et ikkagi see külmik tuleb ära vahetada. Puhtalt sellepärast, et teine on madalam, ma arvan, et on kuskil siia maale ja siis selle saaks nagu mingi riivuli või karbisina teha, sest asju hoiustada on keeruline. Ja siis saame edasi minna ka selle diiselkütte panekuga sinna alla. Võtan panna siia külmiku alla, et siis see kütaks seda edasi. Ja ma sain vahepeal sellele plaadiga kätte, et kuhu ta kinnitub, et läbi põhja tuleb vaba puurida. Ja siis see paika panna. Tegelikult see ei ole midagi keerulist, aga ma lihtsalt voolu koha pealt pean paar ümberlülitust tegema. Nüüd tõstan selle külmiku tühjaks. Tegelikult selle koha pealt veel nii palju. Mul sai kõik otsa. Mul jäi järgi ainult, mis ma mõtlen, pepperonit. Ehk siis ma ostsin endale uue vaakumpakendaga. Ehk siis see on nüüd külmas ja see on vaakumutatud, ehk ta säilib kauem. Külmikus jah, rohkem midagi järgi jäänud, ehk mul sai kõik otsa juust, kõvajuust, tomatipasta. No tõesti, viimase tegin nii, et kraapisin sellest potist tühjaks, et sellest läks väga hästi. Nii, ma tõstan selle välja, siis vaatame edasi, et kas me jõuame täna selle diiselkütte paigalduseni. Tegelikult siin peab ainult ära paigaldama praegu selle küttega ise, sest summutit on vaja teha, voolu on vaja vedada, juhe on veetud, aga ühesõnaga ma tahaks teha voolulülitus nii, et kui mul on praegu see ümber lüliti, seal on
all on voolusisend, üleval on inverter. Ma ostsin lisaks sellele diiselküttele ka lisa 12 voldi toiteploki, mis annab välja, kui ma õigesti mäletan, 12 või 14 amprit, mis on piisav selle diiselkütte käivitamiseks, aga samal ajal ma tahan nii teha, et kui ma lükkan voolu sisendile, ehk siis see, kui ma võtan seenast voolu, siis ta lükkab üle ka voolu toiteblokile, ehk siis ta ei võta otsa akust, mis tähendab seda, et kui ma näiteks panen praegu veekraani tööle, siis leedide pinge natuke langeb ja tuled lähevad heledamaks või tähendab tumedamaks. Siis ma tahaks seda natuke parandada, et kui ma olen lihtsalt bussis ja mul on voolu ühendatud kuskil seenekontaktiga, siis ma saan võtta voolu otse toiteblokist, mitte akudest. Sest nüüd see sügisene aeg, kus on sadanud peaaegu nädal aega, pole seda päikest nii palju. Aga pikk jutt on lahe jutt, võtan külmiku välja, siis vaatame edasi. Täiesti tehtav. Külmik väljas ja see paak on see, mis varem juba paika panin. Siin on siuke läbiviik selle kütte jaoks. Mõte on see panna siia nii. Noh, midagi sellist, et mõtlesin, et see läheb küll see põrand sisse, aga nii, et ta saab siit võtta õhku. Ütleme isegi võib-olla nii. Ja siis hakkab puhuma mulle sinna poole. Ja siia ma saan isegi mõne põlve panna, et ta puhuks nagu sinna põrandale, et enda jaoks kõige hullem on see, et oleks need jalad soojas. Kuigi sealt vist tuleb suht kuuma õhku, nii et ma ei tea. Või ma panekski selle siia nagu niimoodi. Et siis oluline see, et ta saaks sealt õhku ka võtta. Ma arvan, et see on hästi. Võib-olla nii on isegi loogilisem. Ja siis tuleb lihtsalt vedada siit kütusehoolik, siit kuidagi alla ja siis sinna, et alt poolt on kütuse ja põlemise õhu sissevõtt. Ja siis ta hakkab siin seda õhku sees keerutama. Ma olen mänginud natuke ringi sellega, et millist asukohta valida, aga umbes nii ta jääb. Lõppasukoht vist jääb siis selline. Ehk siis kõige vähem ees. Siis seal on all otse see plekk, et kus ma see läbi minna. Muidu praegu oleks pannud tala koha peale ja siis saab teha nii, et nendele torudele või nendele, kust õhk välja tuleb, tegelikult müüakse igasuguseid neid, mingid voolikuid ja läbiviike, ehk siis ta praegu on seal, aga ma saan ta panna puhuma näiteks kas või sealt vahelt siia. Ehk siis nii ta võtab kõige vähem seda ruumi ära, ka seda ruumi, kuhu ma olen pannud vahepeal asju. Ehk siis niimoodi, siis nüüd puurin selle vist praegu ära, sest siis ma saan selle praegu pole külmikut peal. Purin ära, panem kinni ja siis tegeleme edasi, et üks mõte, mis mul oli veel, alati on üleval, on alati soe õhk. Ja kui ma võtan sealt toru ja viin lihtsalt ülesse, need õhuvõttu ülevalt ja panen sellele ventikale lihtsalt rele vahele, et ta töötab lihtsalt 12 voldiga töötab ventikas, siis saab põhimõtteliselt see õhku lihtsalt ringi ajada. Mis on selliste vahepealiste ilmade puhul võib-olla hea, et ei pea kütma, aga samas on nagu jahe, et saab seda oma olevat soojust nagu ära teha. Aga nüüd hakkame siis saagima või tähendab seda puurima. Niimoodi peaks olema all ilusti ruumi. Panen siia võimalikult siia äärde, saab ühe läbi tulla ja niimoodi. Mõte on mul siis selle toosi freesiga läbi puurida. See pole vist nii lihtne töö, nii et tuleme tagasi siis, kui on puuritud. Põrandast on ilusti läbi, sealt on näha see plekk, mis ma puurin siit ka läbi. Nii. Akutrelliga on küll siuke sees praegu juba. Siit tuli suitsu juba. Nüüd näete. Nägi, läbi. Suitsuga. See on hästi näha, auk. Ehk siis sealt lähevad asjad alla.
nagu me eelmises videos näitasime, võib-olla kõik, kes on aru, kes on film, Eesti film Malev. Seal on siuke olukord, kus lähevad asjad alla. Nii, see nüüd paigas. Selle saab siia jätta praegu lihtsalt sisse. Et ma pole praegu värvi, et ma võtan selle värvi ja kivikaitsme alt kokku, et siis on talub rohkem neid ilmastikutingimusi, siis siit paneme 40 kraadi alla sinna puhuma, et peaks suht hästi olema. Aga nüüd siis selle tagasi ja hakkame siis külmikut uut panema sisse. Ma ütlen seda praegu täpselt nii ja siis ma näengi, et kas ma pärast saan selle kätte, kuigi kui see tuleb siit, siis peaks saama nii, et panen tagasi selle katte. Later. Sees. Tegelikult on kõvasti parem, et näed, see on, siin seda õhku jääb siia rohkem. Ma nüüd tõstan need uksed ka teistpidi ja siis valmistan mingid need kinnitused, et siis saaks seina külge tõmmata. Et siis tuleme siis tagasi, kui need on tehtud. Nii, külmik on paigas. Siin võib-olla natuke loksub, aga tegelikult see on siit väike kinnitus lahti, aga alt panin nurkadega ja teiselt poolt ka sööb raudselt kinni. Kuna on suht külm, siis ma tegelen edasi sellega, et siia sai siis see soojuspumba või diiselkütte põhi, siit läheb kütusevoolik ja kütusepumba siis elekter. Kütusepumba panin juba põhjal ära kinnitusega. Korra pean selle elu veel lahti võtma ja siis see tahab saada seda. Ma teen ta vist kivi kaitsma või millegagi üle mustaga, et ta sealt alt kannataks seda niiskust ja soola ja kõike seda. Aga põhimõtteliselt peaks saama lähiajal juba stardi teha, et pusin siin natuke sellega veel edasi. Ma pean mõtlema, kus see käib. Ma ei saa nagu väga edukalt filmida. Ja siis tulen tagasi näitan, kui see asi on nagu rohkem korras. Ehk siis vaatame, mis edasi teeme. Nii, see ahi on siis paigas, vääris mustaks selle ja siis asukoht on see. Nüüd ma pusin natuke veel edasi, sest mul on vaja panna ära kütusevoolik ja siis paneme selle siin nagu ajutiselt tööle, et jõuaks pärast nende juhtmetega vaadata, kuhu mida nagu klapib. Aga me saame nagu toiteplokilt otsad külge panna ja kõik teha. Aga nüüd teema ongi selles, et kütus tuleb sealt ja peab minema siit nagu alla. Siis, et minna nagu selle põranda teisel pool on siis selle ahju kütuse sisse võtta, et ma panen selle ära, siis näitan, et summuti tegin ka nagu parajaks ja kinnituse. Summuti läheb siis nii põhja alla ja siin on siis umbes niimoodi. Võiks põhja alla minna. Panen need ära ja siis näitan täpsemalt, et ma ei tea, kas tuleb mingit sekeldusi selle paigalduses mitte, aga ma näitan lõpus, kuidas on hästi. Ehk siis testimiseks on praegu valmis. Kütusepaak, panen natuke sisse. Paneme korgi peale. Siit jookseb voolik. Läbi viigu koos kütusepumba toitega siis põhja alla. Ja nüüd lähme põhja alla. Ülevalt tuleb kütusest voolik ja juhe. Juhtmete pärast korda. Siin on kütusepump. Ta peab olema nurga all, et mullid ära läheks. Kütusevoolik siis läheb edasi pumbast kuni sinna sisseviiguni. Kütusevoolikust paremal on siis õhu sissevõtt, kuhu tuleb pärast ka mingi toru ja filtre panna. Sellest vasakul on siis summuti ja summuti tuleb nii, et ta tuleb sealt alt. Kuskile vastu ei lähe, teeb jõnksu ära ja siia summuti on ka siis nii-öelda allapoole kaldu, et võimalik kontent saaks ära tulla. Ühesõnaga siis kütus läheb sinna ja alla. Põhimõtteliselt siuke on siis esialgne, kõik juhtmed panen ka pärast paremini. Toiteblokk saab ka praegu seinast, et sellega mul see plaan, et kui ma lülitan ümber vooluvõrgu toitest inverteri toitele, siis lülitub see toiteblokk välja. Aga kui ma olen kuskil vooluvõrgus, siis ma saan niimoodi, et voolu annab ainult see toiteblokk. Igatahes siuke on siis see paneel. Läheb tööle ja ma arvan, et kui ma nüüd seda peal hoian, siis käis mingi plõks. Siin on heat 3, 2, 1. Nüüd hakkas see ventikas käima.
kohe hakkab põhjal pump lööma kütust, nii et ma lasen ta käima ja siis vaatame edasi. Ma võtsin valmis ka selle termomeetri. Nüüd on kuulda, et see pump hakkas käima. On kuulda, et pump käib. Siis siin ventikas hakkas natuke kiiremini puhuma. Ja ma mõtlesin, et kui see asi nüüd käima läheb, siis vaatame palju sealt temperatuuriga sealt õhku välja tuleb. See veel ka, et praegu on ta suunaga nagu sinnapoole, aga ma tellisin niisuguse 45 kraadi nurga, et ta puhub sinna täpselt jalgade peale. Praegu nagu ilusti kõik võiks toimida. Tegelikult ei ole väga palju aega mööda läinud, aga siit on näha, et summutist suitsu tuleb. Ta on alguses selline väga valge, sellepärast, et ta käivitusvahas pole ammu käinud, et kohe katsume, kas tuleb siis sooja juba või. Tegelikult juba tuleb sooja. Suht lihtne paigaldus. Muidugi summutitorul mul on veel vaja klambrit panna ja teha seal kõik need juhtmed nii, et saaks ilmast ikka kindlad oleks, aga vaatame enne, kas see asi kõik töötab. Tegelikult juba on see, et sellest suitsu enam nii palju ei tule, see on käivitus hetkel, pump lööb kiiremini ja polegi nagu rohkem muret, et kui me nüüd vaatame seda masinat, siis siit juba tuleb sooja. Paneme tule põlema. Kui nüüd võtta termomeeter, siin bussis hetkel on 14,4 ja kui me nüüd lähme sellega siia juurde, siis juba tuleb 35, 40, väga sooja õhku. Praegu 50 kraadi tuleb, et 60 isegi, et ma arvan, et see asi toimib. Et nüüd see kõik parem oleks, siis oleks vaja sinna seda õhusuuna, et praegu ta puhub täpselt vastu kappi, aga ma arvan, et see ei ole ka hullu, et suhteliselt kiiresti võttis loo üles. Ühesõnaga ma panin nüüd selle siin seisma, et ta tekitab endal sellist nagu järeljahutumist. Põhimõtteliselt kõik toimis, nüüd võib kõik ilusti paagi panna diislit täis, juhtmed korda, ma veel mõtlen, kuhu ma seal paneeli panen, aga tõenäoliselt ta kuskil ise jääb, et ta oleks hea ligipääs ja mugav kasutada. Selle episoodi nüüd tõmbame kokku. Täna on laupäev. Ühest asjast tahan veel rääkida, et eile reedel sellised YouTuberid nagu siis Karl & Karlsson Garage kutsus siis hooaja lõpu puhul külla. Väga äge pidu oli. Tegelikult Kirensega, üks sõidab Audiga, teine sõidab Mersuga, üks sõidab Tanoliga, teine sõidab Diisliga. Vaadake nende kanalite toimetamise ka. Tegime siis nende garaažis ka väikse peo. Selline mõned pitsad ja muusika, seltskond, natuke nalja ja oligi päris äge, et kui ikkagi soovite midagi teha, siis kirjutage mulle YouTube'i, Facebooki, Instagrami, kuhu iganes, et siia samma kommentaarides, et teeme peo, kui tahate, et vaatame, kas saab talvel teha, aga järgmiseks suveks siis kindlasti, et hoiame ühendust ja ehk mul järgmises episoodis on juba näidata, kuidas need juhtmed asjad siin on, et siis läheb aina jahedamaks. 2 kindlat üritust on veel, vaatame, kuidas neid näitame, aga mõtteid on edasi, mida talvel teha, nii et näeme juba järgmises videos.